No nii, tervist. Tere hommikust, tahtsin öelda. Täna siis see kaua oodatud päev, kus ma hakkan siis valmistama pitsat. Ja teen seda siis nii tervislikult kui võimalik ja näitan siis teile ka seda. Eile ma juba tegelikult igal pool hõikasime välja, et teen pitsat ja ausalt öeldes läks pitsa isu endal nii suureks, et tegin endale ka ühe pitsa eile õhtul. Eile tegin hakklihapitsa, aga täna hakkan tegema siis kanapitsat, kuhu ma panen siis kana, ananassi, seeni, peekonit ja juustu. Nii, tervist esimestele vaatajatele. Ootame siis jällegi traditsioonilise 50 ära. Võib-olla täna tuleb isegi rekord, sellepärast et jube saginaks läks, et kõikides kanalites nii palju inimesed kommenteerisid ja like'isid, et ma arvan, et võib-olla täna tuleb isegi rekordarv vaatajaid, seega ootame natukene, tere Tomi, võib-olla ootame natukene, kuni tuleb võimalikult palju inimesi ja siis ma saan rääkida täpselt, mida ma teen. Hetkel teeme siis niimoodi, et püsige palun kanalil, sellepärast et ma võtan siis kõik asjad välja, mida mul selleks vaja läheb, et siis me saame kohe asja juurde asuda. Ma olen mõningad ettevalmistused juba ära teinud, sellepärast et muidu, need ei ole üldse huvitavad asjad, nendega saab kõik ilusti hakkama, aga ma räägin selle protsessi läbi, kuidas ma seda kõike tegin, miks ma seda nii tegin ja siis te saate ise vaadata, kuidas pidi te tahate. Ühesõnaga tuleb juttu ka, aga põhifookuses on siiski alguses ikkagi selle pitsa valmistamine, nii et kui mul see pitsa valmis on, siis peale seda saame ka natukene rääkida, aga muidu käib selline protsess, see ei võta üldse kaua aega, käib hästi kiiresti ja nagu ma ütlesin, et võtan siis kõigepealt asjad välja, mis mul selleks vaja läheb ja siis hakkame rääkima, et vaatan, las inimesi vaikselt koguneb, keegi tahate näha, mis ma teen, siis nii, natukene kaugemale. Väga hea, nii. Ja enne kui ma asja juurde asun, siis kui kellelgi on mingid küsimusi, siis küsige julgesti, sellepärast et praegu ma veel on see koht, kus ma saan täiesti rääkida, kui ma neid asju siit välja võtan. Vett läheb ka vaja, see on mulle ka natukene. Oli on, kõik on. Okei. Väga hea, 50 inimest on koos ja siis saamegi alustada. Kas see pitsa on ka toitumiskavas? Tomi, ma ei tea seda, ma vist toitumiskavas ei saa seda panna, sest vähemalt ütleme nii, et kui iga päev seda nüüd ka süüa ei saa, sellepärast et see tuleb küllaltki rammus, ta nüüd ei tule nii rammus ja suhkurt seal üldse ei ole. Ta ei tule nii rammus nagu pitsad, mis väljas müüakse, on ju, kus siis pannakse suhkurt ja igasugust hästi palju õli ja rasva, et me paneme kõik tervislikumad alternatiivid, aga jah, ta tuleb ikkagi suhteliselt rammus, seega iga päev ütleme niimoodi, et sul peaks olema siis, ma peaks selle pitsa kaloraaži välja arvutama ja vaatama, palju seal tuleb, aga ütleme niimoodi, et ma olen ka niimoodi teinud, et ma olen siin pool aastakest aasta tagasi umbes niimoodi sellises vahemikus ma olen teinud selliseid pitsapäevi, kus ma söön hommikusöögi ära ja siis ma söön pool pitsat lõunasöögiks ja pool pitsat õhtusöögiks ja mul on kõht täiesti täis, et ma isegi see pool ja pool on isegi päris palju, seega see on küllaltki rammus pitsa, ma arvan, et see on mingisugune 2000 kalorit umbes sinna kanti, nii et kui ma söön 1000 ja 1000 on ju ja siis hommikusöök ka veel mingi
600-700 kanti, et see on juba peaaegu 3000 kalorit on ju, et siis peab liikumine ikka väga kõva olema. Aga noh, sellised päevi võib aeg-ajalt teha ka, kui nüüd teha seda pitsat, mitte ma ei räägi seda, et te lähete ostate kuskilt väljast mingisuguse suhkru, jahu, transrasva pitsa ja siis sellega sama asja teha, kindlasti seda ma ei soovita teha. Nii, aga ma räägin siis, mis järjekorras võiks neid asju tegema hakata. Kõigepealt ma teen kastme valmis, sest jah, pitsakastme teeme ka ise, et seda ei osta kuskilt, täiesti nullist kõikide asjadega teeme valmis ja selle puhul ma olen täheldanud seda, et kui see kaste teha valmis ja lasta tal natukene seista mingisugune, noh ütleme põhimõtteliselt nii kaua, kuni põhi on valmis, ehk siis umbes 15 minutit, siis selle maitse läheb oluliselt rikkalikumaks, ehk siis intensiivsemaks ja see pitsa maitse tuleb palju parem, et niimoodi kohe ta ei sobi, ta peab nagu natuke maha jahtuma, siis need maitsed kõik lähevad võimsamaks ja siis see kaste jääb hoopis rikkalikuma maitsega. Nii, ja mida ma sinna kastme sisse panen? Kõigil siis kõõrpikki, ma panen hiljem muidugi retsepti ka, aga videost te näete, kuidas ma neid asju täpselt teen, kuigi retseptist on ka kastmine väga lihtne ühesõnaga. Sinna ma panen siis tomati pastat, ma näitan kõik asjad ära ka, et kui keegi tahab, siis te saate neid samu asju osta, siis te saate täpselt sama maitse. Reklaami ma kellelegi ei tee, ma isegi ei tea, kus, kes, mis, mingi mvtrade.ee, noh, kes tahab, on ju. Nii, siin on siis selline, okei, tomatipasta, selline organik. Seda läheb 100 grammi nüüd selle pitsa koguse peale, mis mina teen. Okei, rohkem ma ei taha panna, läheb liiga kastmeseks. Nii, siis sinna läheb veel sidrun, chili, küüslaugupulver, selline, kes tahab, see on siis Santa Maria oma, kes tahab, kasutab muidugi päris küüslauku ja kui te päris küüslauku panete, siis on kastme tegemisel seletan, aga mina kasutan küüslaugupulbrit. Kuigi, noh, ma tegelikult kasutaks päris küüslauku, aga ma lihtsalt unustasin osta seda. Siis sinna läheb sisse, pitsakastme sisse läheb pune, pakk on juba lahti mul rebitud, sellepärast, et ma eile ju tegin endale väikse pitsa ja basiilik. Ja chili ja sool, noh neid ma näitame, aga chili on selline chili helbed, on ju, sest selline väikene särts seal pitsa sees teeb asja veel paremaks minu jaoks. Nii, ja kookusrasv, et siis lähme hakkame kastmega pihta, et nagu ma ütlesin, jah, kaste tuleb kõigepealt selleks, siis panen siit, paneme pliidi soojaks. Nii, ei taha minna. Läks. Nii. Ja ega siin midagi väga keerulist ei ole. Lihtsalt see pliit läheb kuumaks, on ju, siit ma võtan siis kookosrasva. Mina kasutan nüüd rafineeritud, ehk siis maitsetud ja panen siia ühe teelusikatäie kookosrasva. Kookosrasva panen sellepärast, et see pitsa kaste jääks sellise rikkaliku maitsega. Et olen ka teinud ilma ja olen kasutanud teisi õlisid, aga siis jäävad sellised teistsugused kõrvalmaitsed. See on nüüd täiesti lõhnata maitseta selline rasvaine, kookosrasv on ju, ja sellega tuleb minu arust kõige parem, kes tahab katsetada muude asjadega, palun väga, aga minul on rafineeritud kookosrasv, keda huvitab milline, siis selline. Nii, ja nüüd järgmisena see on siis ilusti, hakkab siin ilmet võtma. Panen sisse tomati, püreestatud tomati. Nii, ja seda ma panen siia sisse siis täpselt 100 grammi. Ja lasen korraks keema ja sellega tegelikult asi piirdubki. Et kui see nüüd keema lasta, siis see tõmbab natukene seda tomati spetsiifilist, kibedat, mitte kibedat, aga sellist spetsiifilist maitset tõmbab natukene maha, on ju. Nii, ehk siis mina teen niimoodi, ma panen selle kaalu peale. No võt, siit näete, panen kaalu peale, on ju, mõõdan sealt siis niimoodi, et võtan ära ja valan siis ettevaatlikult. Nii, juba ongi päris kuum. Praegu oleks 64. Nii, ja täpselt 100 grammi läks. Okei. Nüüd siis ütleme niimoodi, et kuskil minuti lasen sellel podiseda.
väike kogus, kes teeb rohkem pitsasid, lihtsalt korrutage siis kõik 2 või 3, oleneb palju te pitsasid teete, tahate kellelegi pakkuda või midagi sellist on ju. Nii, nüüd ta mul podiseb siin vaikselt. Ja nüüd läheb mitte mingisuguses tähtsas järjekorras, järgmise asjana läheb siis teelusikatäis sidrunit, mis annab siis natukene nagu happelisust juurde. Ja magusaga ehk siis meega tasakaalustame selle ära ja mett läheb siia pool teelusikatäit. Kes tahab jällegi oma retseptis natuke teistmoodi teha, ehk siis panna rohkem, minugi poolest, mulle piisab nii ja nüüd võtan ära. Ehk siis umbes minuti lasin keeda sellel. Nii. Kas kõik on ilusti näha? Ma loodan. Kui midagi ei ole näha, siis andke märku. Panin tuld ka natuke juurde, siis on parem. Nii, ja nüüd lähevad sisse maitseained. Ja küüslauapulbrit ma panen umbes nii palju, et seda maitset ei taha väga küüslausuga saada. Nii, ja nüüd teisi asju natukene julgemalt. Basiilikut läheb terve teelusikatäis. Samuti läheb ka punet terve teelusikatäis. Nii. Ja siis koriander. See on siis mitte värske koriander, vaid, ma ei tea, kas ma enne näitasin seda, see ei ole värske koriander, see on kuivatatud koriander. Meire oma, muud ma näinud väga pole ja seda me nüüd ei pane terve teelusikatäie, vaid me paneme pool teelusikatäit kuivatatud koriandrit. Ma tean, see on väga ebatavaline, et võib-olla keegi esimest korda näeb sellist asja, et koriandrit pannakse sinna pitsasegusse, aga seda ma teen ja olen avastanud, et see on väga hea maitse ja näpuotsaga soola. Soola paneme vähe sellepärast, et tegelikult mul on juust läheb sinna, mis on soolane, pitsataina sisse läheb soola. Peekoni panen sinna peale, mis on soolane, nii et soola on siin tegelikult juba küll. Seega seda pitsakastet ei ole vaja väga soolaseks ajada. Ja siis näpuotsaga panen tšillihelbeid ka. Kes tahab teravat kastet teha, vabalt, aga mitte liiga teravat ma jällegi soovita teha, on ju. Sellepärast, et siis see pitsa maitse on ju. Pitsa maitse hakkab nagu ära kaduma. Nii. Ja näete, selline paks pitsakaste. Ei ole üldse vesine ega midagi. Ja see ongi, miks mulle väljas tegelikult väga pitsat süüa ei meeldi, ongi see kastme pärast tehakse nagu jube vesine see ja selline lahja maitsega, aga see on niimoodi, et sa võtad ikka ühe ampsu seda ja sa tunned kohe, see on nagu pitsakaste ikka. Et ühesõnaga pitsakaste on valmis, lasta nüüd siis praegu jääb sinna ja siis järgmise asjana hakkan nüüd tegema siis pitsapõhja, mis ongi tegelikult kõige tähtsam selle osa juures. Ja pitsapõhja, siin on ka veel paar nippi, mida ma teen, et mis siis muudavad selle pitsapõhja veel eriti maitsvaks. Jällegi, mida ma tegelikult väljas süües pole kahjuks mitte kuskil maailmas, kus ma söönud olen, pole seda asja saanud maitsta, aga kohe hakkame seda tegema. Nii, ja mina kasutan sellist, see on mingisugune küpsetusalus, see käib mingisugune see, vabandust, ma ei ole kõige kõvem küpsetaja maailmas, ma tean, et ma võiks ja peaks teadma neid asju, aga ühesõnaga siin on see vorm, kuhu saab veel sisse panna selle ümbrise, on ju, et see on siis selline õhukene põhi. Ma ei tea, keegi tahab, ma võin öelda kohe, mis see läbimõõt ka on. Läbimõõt on sellel asjal 28 sentimeetrit ja siis selline õhukene, aga selle juurde me kohe jõuame. Nii. Ja nüüd siis pitsatainasse, mis sisse lähevad komponendid. Mina ostan neid komponente sellisest kohast nagu piprapood, www.pipar.ee, et jällegi ei ole mingit reklaami, kuigi ma eile käisin seal neid asju ostmas, ütlesin teen reklaami, seega kui nüüd kõik hakkab tormi jooksma, siis ma loodan, et neil jagub neid asju. Ühesõnaga, siin on siis tapioki jahu, selline, kuskilt mujalt poest ehk saab ka, ma arvan, et ikka saab. Ja järgmine asi on siis riisijahu kleepuvast riisist.
siinkohal ma ütleksin kohe ära, et ma ei soovita kasutada tavalist riisijahu, sellepärast et sellega jääb see tainas liiga kuidagi kuiv, et ta ei jää selline nagu jääb selle kleepuva riisijahuga. Nii et siinkohal, kellel tekkis ahvatlus, et ma kasutan tavalist riisijahu, siis ma ei soovita seda teha, sellepärast et tulemus ei ole nii hea. Nii, ja veel läheb sinna sisse mul muna, vesi, sool ja siis samad maitseained, välja arvatud küüslaugupulber ja tšilli ja koriander, pune ja basiilik lähevad täpselt samuti sinna sisse. Aga, ja mida ma siis praegu teen on see, et kuna see pitsa põhja valmistamine läheb, tegelikult selle taina valmistamine läheb jube kiiresti, siis praegu, näitan teile ka natukene, siis praegu mida ma teen on see, et ma teen selle panni ilusti õliga kokku, hästi lihtne, siia läheb mingisugune, ma ei tea, teelusika täis. No, ei lähe nii palju ka, vabandust, vähem. Ütleme niimoodi, et nagu pool teelusika täit õli, et rohkem pole vaja. Ja siis selle paberiga, köögipaberiga lihtsalt ajan selle ilusti igal pool laiali. Okay. Ilusti täiesti kõik kohad kindlasti selle õliga kokku. Seda õli ei pea massiivselt olema, isegi on hea, mida vähem, sellepärast et muidu hakkab siin üle ära ajama. Nii. Ja nüüd, mida ma teen, on see, et ma lasen siis kuumaks selle ja panen ahju. Ahju on mul 200 kraadi juures praegu ja panen selle lihtsalt ahju. Ma ei hakka seda protsessi praegu näitama, sellepärast, et see pole üldse huvitav. Ja sellele õhuksele põhjale ma lasen 3 minutit, siis ta on piisavalt kuum, on ju. Nii et ma lasen sellele õhuksele põhjale 3 minutiks panen ta täpselt ja selle ajaga ma jõuan ilusti teha valmis pitsa taina. Nii et kohe. Ja kasutasin siis riisiõli, muidugi, taina sisse läheb riisiõli läheb ka. Nii. Merilin küsib, et mis jahuga veel võiks teha? Tead, ma tõesti ei oska, ma olen erinevaid jahusid proovinud ja see, mis mina praegu näitama hakkan, sellega on kõige parem tulemus, nii et hetkel ma soovitaksin jääda täpselt sama asja juurde. Nii, kõigepealt paneme sisse siis muna, tahate vist näha ka seda, kuigi see ei ole midagi väga keerulist, ühesõnaga kõigepealt läheb siia sisse muna. Siis võib kohe maitseained ära panna, näpu otsaga soola, ei ole üldse palju vaja. Siis läheb basiilik ja seekord basiilikut ja maitseaineid me paneme natuke vähem, me paneme pool teelusikatäit basiilikut, sest meil kaste on juba väga rikkaliku maitsega. Ja see ongi nüüd see nõks, mida ma ütlesin, mida ma näinud pole ja mida ma jubedalt tahaks, et selle pitsa põhjal oleks ka mingisugune maitse, sest mõnikord see pitsa põhiliselt jube mingit maitset pole, nii punet. Ehk siis oregano läheb ka natukene ja siis paneme koriandrit ka. Ühesõnaga ma panin praegu basiilikut ja punet, ma panin pool teelusikatäit ja nüüd siis veerand teelusikatäit läheb siia koriandrit ka. Ja selle võib kõik kohe sisse panna ja lihtsalt siin segi lüüa. Nii, üks muna ja muna on mul, kohe mõtlen. L-suurusega muna. Nüüd räägime siis sellest kogusest. Nii. Võime tegelikult kohe õliga siia sisse panna. Mina panen siis riisiõli. Siinkohal võib kasutada tegelikult, olen ka oliivõliga seda teinud ja täiesti okei on, aga riisiõli panen mina siia ja seda läheb mul täpselt üks supilusika täis ehk siis umbes 10 grammi. Väga hea. Ja nüüd siis hakkan panema jahusid. Ja kes ostab seda sama jahu, muideks seda tapioki jahu, ma hoiatan ette, see on maailma kõige hullem pakk. Seda lahti peab tegema mingisuguse selliste skeemidega. Nii, nüüd siis on juba tegelikult see valmis. Ei ole hullu, kui natukene rohkem läheb. Ja tapioki jahu läheb siia täpselt 60 grammi. Nii. 50, 55. Nii, 60. Ja riisijahu läheb 40 grammi. Ehk siis kokku tuleb jahumassi 100 grammi.
ja nüüd siis ettevaatlikult, mitte väga hoogsalt, kindlasti ma ei soovita seda mingi saumiksiga, juba läks üle mind küll. Ja okei, ma panen B ka kohe ära, et see läheb natukene paremaks olukord. Ja vett läheb täpselt 50 milliliitrit või 50 grammi. Ja täpselt 50, väga hea. Ja nüüd siis ilusti kõik see segamini. Nii, vot. Selline, siit kohe näitan teile ka, on ju, nagu selline, enam-vähem nagu pannkoogitainas. Nii, näitan siit kohe. Vot, selline pitsatainas on ju. Võtan näpust, et selline ei pea olema seda jahu ja kõiki asju seal tegelikult nii palju, nagu te näete, et tegelikult selline hästi tugev tainas, et sa võtad käte vahel, on ju. Nii, ja nüüd siis järgmisena kohe näitan, kuidas ma panen selle ahju, mitte ahju, vaid selle küpsetusplaadi peale. Nii, küpsetusplaat on päris kuum ja mida ma siis tegema hakkan, on see, et hakkan ülevalt valama seda. Loodan, et on ilusti näha. Nii, ja lasen siis sellel niimoodi valan. Ja nüüd ta siit ise valgub, midagi suurt nagu tegema ei peagi ausalt öeldes. See on siis 28 sentimeetrina. Nii. Ja siit üritage seda võimalikult kiiresti teha, et see asi ei jahtuks. Et see ei jahtuks ära taga. Käed on päris huvitavalt ristis mul, aga saame hakkama. Nii, läks see kõik segu, ajame ilusti äärtesse ka selle. Nii et selline minut iga proovige hakkama saada, kui te seda teete. Nii, ja nüüd läheb siis ahju 200 kraadi juurde. Okei, 200 kraadi juurde 5 minutiks. Praegu ma saan siis natuke rääkida, mis ma veel teinud olen ettevalmistustest. Ettevalmistustest, nagu ma ütlesin, tegin ma need asjad juba ette ära. Minu soovitus oleks teha seda ettevalmistust siis, kui te panete ahju sooja, eriti kui teil on selline ahju nagu mul, mis on mingi üliaeglane, ehk siis see 200 kraadini jõudmine võtab täpselt 15 minutit aega. Ja selleks, et tükeldada siis ära seened, paprika, ananass, praadida ära, tükeldada ja praadida kana, maitsestada soola ja pipraga, selleks läks mul siis põhimõtteliselt mingisugune 12 minutit aega. Ehk siis ühe pitsa kohta on ju, kui on rohkem pitsat, teete 2 pitsat, siis võib-olla läheb natukene kauem aega, aga tegelikult ma arvan, et saab suht sama ajaga hakkama. Et ettevalmistus ühesõnaga on mul tehtud. Nüüd selle pitsatainaga hakkab juhtuma natuke imelikke asju. Ma kujutan ette, et see võib tekitada, mul tekitas, esimene kord see võib tekitada natukene paanikat, ehk siis kohe, kui seal see juhtuma hakkab, siis ma näitan teile, ehk siis seal hakkavad tulema sellised mullid hakkavad tulema. Aga mida me teeme on see, et me ignoreerime seda, sellest ei ole absoluutselt mitte midagi hullu. Ja siis teeme niimoodi, et kui see 5 minutit on läbi, siis võtame selle välja, selleks ajaks on see tainas juba mõnus ja tahke. Võtame selle taina, võtame välja, on ju, võtame panni küljest ilusti lahti ja pöörame teistpidi. Ja selleks hetkeks paneme siis ahjule grillrežiimi. Kohe, kui see välja tuleb, te hakkate seal natukene toimetama, on ju, sellega läheb mingisugune võib-olla 2 minutit aega ja see on isegi hea, sellepärast et see tainas saab maha jahtuda, sest kui te võtaksite hästi kiiresti ümber pööraksite ja kohe tagasi paneksite, siis see kuumus on seal grillrežiimil võib-olla liiga palju ja see natuke hakkab kõrvetama, aga meil ei ole vaja, et see kõrbeks, meil on vaja, et see tuleks mõnus ja krõmps. Nii et vaatame, palju seal aega on. 3 minutit on veel, aga ma senikaua teen natukene kööki korda, sellepärast et siis on hiljem lihtsam. Kõik maitseainet panen ka ära. Kui kellelgi on küsimusi nüüd selle protsessi kohta, siis kindlasti andke märku. Et kui midagi arusaamatuks jäi, siis kindlasti ootan teie küsimusi. Ja siin on siis selline paar nippi veel, mida ma teile näitan, mis on kindlasti sellised põnevad ja mis annavad pitsa kvaliteedile meeletult palju juurde. Okei.
maitsen pitsakastet ka korraks, siin ta siin seisab. See tuleb selline päris tume punane tuleb. Ma ei ütleks, et ta pruun on, aga hästi tume punane tuleb. Ja muidugi, kes tahab, suurepärane. Hästi mõnus. Kuigi tegelikult natuke soola juurde. Ma eile panin 2 näputäit soola ja tuli natukene soolane tundus mulle, aga praegu tundus jällegi mage. Nii et panin natukene soola juurde. Chili hakkas kurku. Vaatan, keegi veel kirjutas. Nii, Risto tuli kohale. No tere, Risto. Risto tervitab teisi ka, nii et ma loodan, et kõik tervitavad Ristot ka. Nii. Ja kohe, ma pidin näitama teile. Kohe. Nii. Läheme vaatame, mis värk siin on. Nii, nagu te mäletate, need mullid on siin hakkavad tulema. Näete? Sellised asjad juhtuvad selle pitsaga. Näevad kõik ilusti, jah? Teen korraks lahti ka. Sellest, kaamera sai. Nagu ma ütlesin, sellest ei ole mitte midagi hullu. Alguses mul tuli ka paanika, mõtlesin, et nii, nüüd on kõik pidu läbi, aga võtad selle välja, need on hästi pehmed, kui ma selle teistpidi pööran, siis ma lihtsalt surun alla ja siis need mullid lihtsalt täiesti kaovad ära. Aga kohe näete, kuidas see asi täpselt käib. Et ma ei oska sellest kuidagi lahti saada ka, et kui keegi teeb seda pitsat järgi ja saate jaole, kuidas sellest lahti saada, siis ma olen väga huvitatud sellest, sellepärast, et ma ise ei ole sellega tegelenud, sellepärast, et sellega ei ole vaja lihtsalt tegeleda. Nii, valmis, 5 minutit. Nüüd siis kindlasti ettevaatlikult, on ju, kinnas kätte. Ahi jätkuvalt tööle. No nii. Okei, ma pean veel valgusega natukene mingit tööd tegema. Ühesõnaga. Nii, näete, selline ta on. Ja nagu ma ütlesin, need on pehmed, on ju nüüd. Võtan selle siit lahti siis. See võib natukene selline keeruline olla, aga ma ei usu. Ja siit, mida laiem panni labidas on, seda parem on, sest saate siit tugevalt lükata vastu panni, mitte vastu pitsat, on ju. Ja siis saab selle ilusti kätte. Ja nüüd panin siis ahju grillrežiimile. Ja nüüd siis siit lükkan selle tugevalt vastu põhja tagasi. Seda võib selle pajakindaga ka vabalt teha, on ju, sellest ei ole midagi hullu. Ja nüüd üks väikene asi, mida ma soovitan teha, on see, miks mul see veeklaas siin on, et teha ääred natukene niiskeks, sellepärast et äärtest küpseb alati natukene rohkem. Ja siit lihtsalt niimoodi, et paned näpuga ääre peale lihtsalt seda vett. Ja midagi muud siin ei olegi vaja teha. Lihtsalt natuke niisutada, see aitab tegelikult meeletult kaasa, et need ääred, sest need ääred saavad hiljem ka, et me paneme sinna juustud kõik asjad peale, et need ääred jäävad ikkagi natuke vabaks ja seda vett võib sinna alati panna, kes ei taha riskida sellega, et see pitsa ääred natukene võivad ära kõrbeda, aga sellest ei ole mitte midagi hullu, sest see läheb mingi nii vähe. Sa võid selle ära lõigata või söömata jätta, et sellest ei ole mitte midagi. Mulle lihtsalt meeldib selline hästi ilus pitsa. Nii, ja nüüd siis läheb tagasi. Selline ta on ju, sellest jällegi ei ole midagi, siia läheb nii või naa, on ju, pitsakaste tegelikult peale, nii et vahet pole. Ahju tagasi. Ja nüüd grillrežiimil 3 minutit. Väga lihtne. Ja nüüd ta seal toimetabki, las ta natuke olla, on ju, siis ma näitan ka. No tegelikult seal ei ole midagi vaadata, see on lihtsalt täiesti tavaline, aga ma vaatan, et siin on mingi küsimus ka tulnud. Karmen küsib, et võiksid teha mingi saate, kus on mingi 4-6 ülekaalulist suhkruhaigit inimest, kellel endal ei ole piisavalt püsivust olnud, et kaalu langetada, elavad kuu aega sinu käe all, trenn, toitumine ja muidugi arstlik järelevalve ja aitaksid kaalu korda saada. Ma nagu täiega tuleksin, sinus on selline mõnus rahu, energia nagu. Jah, ma olen ju tegelikult sellist saadet
teinud, kui nii öelda võib, ja siin tegelikult on veel üks saade tulemas, kus ma olen, sellest ma olen juba tegelikult siin laivides rääkinud ka, ja võib-olla tuleb isegi veel midagi põnevat, nii et tasub jätkuvalt liinil püsida. Minu Facebooki, minu Instagrami kaudu, e-mailid, mida me saadame läbi oma kodulehe, läbi kõige selle me anname kõik infot, mis on tulemas, mis toimub hetkel, mida me ka teinud oleme, nii et ka see video näiteks, et see tuleb ka kindlasti järelvaatamisele, on ju võimalik, et siis ei pea kuskilt otsima, et kodulehele paneme selle ka ülesse, nagu paljud teised laivid ka. Nii, vaatan korraks, mis toimub pitsaga, pitsapõhjaga. Nii, toimub selline asi, et see küpseb. Nii et jah, aga ühesõnaga nüüd siis kohe varsti saab jälle igasuguseid huvitavaid nippe teile anda, kuidas võiksite seda pitsat proovida teha. Võib-olla mõnele tundub see natukene keeruline protsess, aga kui sa selle esimese ampsu võtad, siis sa saad aru, et see kõik on tegelikult seda väärt. Ja kui mina seda pitsat teen, ma võtan selleks pool tunnikest maksimaalselt, et praegu on siin seletamist, kuigi ma arvan, et me oleme väga ilusti graafikus, et poole tunniga umbes saabki see suurem asi kõik tehtud. Nii et väga ilusti oleme graafikus ja mingit probleemi tegelikult pole. Ja kohe saab 3 minutit täis, mida ma siis teen, on see, et ma pööran selle pitsapõhja ümber, ehk siis pitsapõhi peab kokku küpsema tegelikult 10 minutit. Ja siis ta läheb veel koos muude asjadega ahju. Nii et kui ta praegu see 3 minutit täis saab, ehk siis ta on mõnusalt krõbedaks alt läinud, sest minu puhul on see, minu jaoks on väga tähtis, et pitsapõhi oleks krõbe. Kujutage ette, te kindlasti olete kõik seda kogenud, et lähed välja kuhugi, ma pean selle välja võtma nüüd. Okei, selline ta on. Kuulete? Krõbe. Nüüd tuleb jällegi see osa, kus ma panen natukene vett äärtesse. Kõigepealt võrdin teistpidi. Ja nüüd tuleb see osa, kus ma panen äärtesse natukene vett jälle, et need ääred ei läheks kõrbema ja pitsa oleks ilus. Väga tähtis minu jaoks, väga tähtis. Ja nüüd panen siis selle 2 minutiks veel, et siit pealt tõmbaks ka täpselt samamoodi krõbedaks. Nii et jah, nagu ma ütlesin, pitsapõhi saab siis kokku 10 minutit. Ja millel ma pooleli jäin, oli nüüd see, et lähete välja sööma pitsat, on ju, lõikad pitsa ära, on ju, ja samas, kui need on hästi õhukesed pitsad, okei, siis nad püsivad tõesti, aga kui seal pitsal on natuke rohkem midagi peal, siis see põhi on selline läbi vettinud, on ju, ta ei ole üldse krõmps, sa ei saa ühe käega seda korralikult hoida, niimoodi, et sa saaksid süüa, et on selline mõnus krõbe põhi, on ju, sellist asja ei ole. Ja võt see mulle ausalt öeldes üldse ei meeldi, aga selle pitsaga on lood hoopis teistmoodi. Nii et kohe saab see 2 minutit läbi, siis me jõuamegi selleni, kuidas saab teha niimoodi, et pitsa põhi, ehk siis see kaste, mis sinna peale läheb, ei leotaks pitsa põhja läbi. Nii et see ongi üks nipp ja kui keegi siin pitsameistritest või pitsakohtade omanikest, peakokkadest, kes iganes on ju, või kui te teete pitsasid, siis ma arvan, et võiks seda samamoodi teha, sellepärast et nii on lihtsalt tulemus natukene parem. Minu arvamus on ju. Võite proovida, kui see on ka teie arust parem, siis miks mitte seda teha. Vaatan kohe, kuidas pitsal läheb. Nii, kohe saab siis 2 minutit täis ja siis tuleb see pitsapõhi ahjust välja. Ja saab hakata nippe ja trikke jagama. Täna ma siiski söön pitsat, aga ma söön natukene, sellepärast et tegelikult hommikusöök on mul juba söödud ja see eilne pitsa tegelikult andis mulle piisavalt elamust juba, et ma täna hommikul nagu see oleks natuke imelik võib-olla
laupäeva hommikul või tegelikult lõunasöögiks juba pitsat süüa. Nii, valmis, võtan pitsa välja. No nii, see on kuum. Ühesõnaga, selline ta on ju, kõva, näete? Ilusti püsib, midagi siin ära ei vaju. Ja nüüd siis vajutan jällegi natukene tasasemaks seda. Pitsa põhi on krõbe, ma ei tea, kas te kuulete, aga see täiega krõmsub. Ja nüüd siis nippide juurde, mida ma lubasin. Ja see asi on tegelikult väga lihtne. Ja võib-olla keegi kuskil tõesti teeb seda, aga mina ei ole kokku puutunud siiamaani. Ja mida ma siis teen on see, et ma panen kõige alla lihtsalt juustu. Ongi kõik, sest juust on ju tegelikult selline, mis ei lase niiskust läbi, on ju, nii. Ja siit näitan, on ju, siin on see pitsa põhi mul. Nii, ja nüüd läheb siis kõige alla, läheb juust. Muidugi ma ütlesin, et see pitsa tuleb rammus, ma ütlesin seda. Ja siia tuleb panna kindlasti viilutatud, laiad viilud juust, sellepärast, et kui te panete mitte viilutatud juustu, riivitud juustu, siis see pitsa see, mis selle asja nimi on nüüd, pitsa see kaste saab sealt ikkagi kuidagi läbi. Nii. Ja nii lihtne see ongi. Ja nüüd siis see peale läheb pitsa kaste. No, ma ei kujuta, et mis te praegu arvate, et ma nii rammusat toitu teile näitan, aga mis seal ikka, nagu ma ütlesin, tegelikult seda võiks süüa mitme peale, mitte seda ei söö ära üks inimene üksinda. Et seda on liiga palju ühe korraga ära süüa, et ma ei usu, et see isegi tegelikult hea enesetunde jätab. Et kui te seda pitsat teete, siis kindlasti jagage, jagatud rõõm on suurem. Nii. Ja see ongi see nipp, et see pitsakaste siit ei hakkaks leotama pitsatainast. Natukene võib minna siia äärte peale, sellest ei ole midagi hullu. Sellest ei ole absoluutselt mitte midagi hullu. Jätkuvalt ahi on mul grillrežiimi peal, sellepärast et nüüd on vaja lihtsalt niimoodi, et see hakkaks pealt küpsetama kõike seda. Nii, ühesõnaga, nagu te näete, siit siis katsin ilusti kõik ühtlaselt ära ja nüüd siis lähevad peale komponendid. Siia ma panen paprikat, mida ma väga palju ei taha panna, sellepärast et paprika on intensiivne. Ja muideks kõik asjad on toored ka. Nii et kui nad eelküpsetada neid pole vaja, sest nad hakkavad ahjus juba saama tegelikult piisavalt kuumust. Seened. Ja mina teen sellise korraliku kodupitsa ikka, et ma ei pane siia asju peale natukene, et saaks igat asja natuke maitsta. Ma tahaks kõhu täis saada, korralikult toitaineid saada. Seened ja ananass. Ananassi ka natukene, palju ei ole vaja panna. Sellised suuremad tükid, võib-olla isegi ma need kõike nagu ära ei pane, aga pigem panen. Nii. Ja mida iganes te siia peale tahate panna, on ju siis täiesti vabal valikul. See, mis mina praegu siin näitan, on puhtalt minu maitse. Nii et kui keegi tahab panna mingid oma asju, oma loomingut teha, siis palun andke minna. Kana, nagu ma ütlesin, on eelküpsetatud. Selle ma panen ka siit. Ja siin võib julgesti panna, sellepärast et see kõik küpseb ilusti läbi küll. Nii, kana ka. Nii. Ja siis nüüd, vabandust väga, aga läheb veel juustu. Aga mul jäi juustu natuke väheks. Ups. Põhja peale läks üks viil natuke liiga palju. Aga ei ole hullu. Saame hakkama, on ju. See juust niikuinii valgub natuke laiali. Ja siis veel muidugi läheb siia peale ka veel peekon natukene. Ühesõnaga, ärge muretsege, ma ei hakka seda kõike üksinda sööma. Ja see on ilusti maha jahtunud, on ju. Nii, selline ta on ja nüüd see läheb siis ahju.
nii, ja nüüd siis umbes 5 minutit ahjus või siis kuni see pealt kõik ja tegelikult ei ole sellest ju mitte midagi hullu, et mul jäi natukene peale juustu väheks, sellepärast et põhjas on tegelikult juustu küll ja me tahame seda juustu ju sellepärast saada, et see annab meile maitset ja see, et kui seda peal on vähem, aga all on piisavalt, siis pole sellest absoluutselt mitte midagi hullu. Nii et tegelikult ei ole mitte mingit paanikat, midagi ei läinud valesti. Vot, aga mul on siis nüüd mõned minutid aega vastata teie küsimustele, ma vaatan kohe, mis te siia kirjutanud olete. Ja siis üks väikene nipp on tegelikult veel selle pitsaga, mis aitab veelgi kaasa sellele, et see pitsa põhi, ja minu jaoks on jällegi see põhi on õudselt tähtis, sellepärast et kui ta on selline läbileotatud ja vettinud ja vajub ära ja seda korralikult hoida ei saa, ma ei ole selline nuga ja kahvelmees, kui ma pitsat söön, on ju. Seega mulle meeldib kätega pitsat süüa, ikkagi selline finger food, ehk siis selline nagu käetoit minu jaoks. Seega üks asi veel, mis aitab kaasa ja selle ma näitan siis ära, kui ma pitsa ahjust välja võtan. Aga ma vaatan, et siis, kas siin on Oliver piinleb magusa isu käes ja küsib, et mida siis teha, kui on magusa isu kogu aeg. Oliver, sul on toitumine korda saada ja see tähendab siis seda, et sa saad piisavalt toitaineid õigetest toiduallikatest, naturaalsetest muidugi. Kui sa sööd mingisugust töödeldud toitu, siis seal võivad olla esiteks peidetud suhkrut sees on ju, ja kui see peidetud suhkur on sees, siis sa esiteks tegelikult kogu aeg seda suhkurt sööd ja siis sul see isu ei kao mitte kuhugile. Ja siis muidugi, mis on veel väga tähtis, kuidas suhkrust tegelikult lahti saab, on see, et suhkrust tuleb lihtsalt loobuda. Lihtsalt sa loobud sellest magusast ja suhkrust ja siis sa saadki sellest lahti, sellepärast et sa ei saa sellest kuidagi muud moodi lahti, kui sa nagu mõtled selle peale, aga sa ei tee selle suunas ühtegi liigutust. Kui sa ei taha suhkurt süüa, siis ära söö seda ja nii lihtne see tegelikult ongi. Aga samas raske, et ega see kerge ei ole. Suhkrusõltuvus on tegelikult täitsa tõsine asi, et väga paljud inimesed maailmas piinlevad selle käes, aga nad ei teadvusta endale ja nad ei tea, mis selleks võib-olla tegema peab, et sellest lahti saada. Helena küsib, et mida ma armastan söögi kõrvale juua? Väga lihtne, tavalist vett, sellepärast ma arvan, et söök võiks pakkuda kõik sellised maitseelamused, kui otsitakse maitseelamusi on ju, siis ja vesi sinna kõrvale on lihtsalt selline nagu ingver sushi kõrvale on ju, ehk siis neutraliseerib ja siis on lihtsalt meeldiv juua. Ega ma alati muidugi paljast vett ka ei joo, aga see kipub nagu sinna minema, et ma ikkagi joon pigem tavalist vett, aga mingisugused huvitavad maitseveed, mida tihtipeale restoranides, kohvikutes pakutakse, et need on ka täitsa huvitavad on ju, aga siiski põhifookusest maitsete poolest on minule vesi. Okei, Risto, muidugi te sama söök, aga ma ei ole kindel, kas sa Rimist saad neid samu jahusid, muud asjad sa saad kindlasti sealt, on ju. Isegi kui see tomatipasta ei ole sama ja mis mul seal veel oli ja jah, kui see tomatipasta ei ole sama, sellest ma arvan ka, et ei ole midagi hullu. See on lihtsalt, mina olen harjunud seda kasutama, aga need jahud on ju, proovi siiski sealt piprapoest või siis kuskilt, ma ei tea, proovi uurida, jahud peaksid kindlasti sama tulema, sest nendega saab sama tulemuse. Kui sa katsetad midagi uut, võib-olla sa leiad mingi uue tulemuse, ma ei ütle, et see on võimatu, ma ei ütle, et seda ei saa juhtuda, on ju, aga ma olen proovinud päris mitme jahuga, on ju, ja muidugi kaerajahuga ma näiteks proovinud pole, seega seal võib mingid võimalusi olla, on ju, aga sa võid paar põhja ka teha, on ju, et see tegelikult ei võta üldse kaua aega. Nii. Jah, palun. Katrin kirjutab, et ma vaatan korraks pitsat, siis ma kohe vastan. Selles valdkonna, seal ahjus on kõik väga hästi. Nii. Katrin kirjutab, et tuli selle teemaga kohe meelde, et kord unustasin osta suuri tomateid, aga kodus olid ainult kirstomatid vaja, aga teha täidetud tomateid. Kaalusin siis tomatid ära, tegin pooleks, ladusin ahjupannile. Nii, ahjupannile panin siis sakli ja segu juustu ning välja tuli pitsa. Okei, väga huvitav. Loodan, et maitses hästi. Nii, 5 minutit on läbi. Ei, vabandust, 3 minutit panin. Nii,
panin 2 minutit veel ja mul küpseb siis praegu pitsa grill režiimil ja mul on see pitsa pandud sellele küpsetusvõrele, see mis ülepalt siis grillib nii-öelda, mul on pandud see päris lähedale. Seega kui te seda teete, ma kohe näitan ka, kui ma seda välja hakkan võtma, et ma näitan ka, et mul on päris lähedale see pandud ja praegusel hetkel siis jah, ainult grill režiimil, sest põhi tegelikult on kõik küpsetatud ja see pealmine osa vajab ainult kuumust. Nii, Anna küsib, mida ma söön õhtuks. Tänase õhtusöögi suhtes ma ei ole isegi täiesti kindel, mida ma söön. Sellepärast, et võib-olla ma söön väljas, võib-olla mitte, ma ei tea, vaatan. Aga kui ma kodus söön, siis tuleb tõenäoliselt ikkagi traditsiooniline toitumiskava järgi mingisugune retsept. Jah, nii, Kaja küsib, et millist tomatipastat ma kasutan, kohe näitan. Nii, vot sellist kasutan. Kaja, näed jah? See on siis sellise sildiga, siin on see firma ja mvtrade.ee on siis maale tooja. Nii et võib-olla siis nendelt saab infot, ma võin numbri ka öelda, kes tahab, 6805-647 ja võib-olla nemad siis saavad anda informatsiooni, kus kohas saab osta siis sellist organic foods tomatipastat. Selle mina ostsin isiklikult Tallinna kesklinnas Solarise toidupoest. Nii et selline on. Nii, arvake ära, mida see hääl tähendas. Pitsa tuleb välja. Nii, ja nüüd lähme natukene liigume siia poole, sest ma pean näitama ühe asja veel ja seletama ka. Nüüd siis. Pitsa tuleb välja. Nii. Vot, nagu te näete, mul on see praegu hetkel selle resti peal ja mida ma teen on see, on see, et ma organiseerin selle siit resti pealt ära. Vabandust, mitte resti, vaid panni pealt. Ja jätan selle siis siia natukene jahtuma. Ja miks ma seda teen, on sellepärast, et siin on siis vahe, on ju, nende võrede ja selle pinna vahel on vahe. Ja siis on selline teema, et kuna see alt aurab, siis see tegelikult teeb omakorda seda põhja jällegi vesisemaks, on ju. Ja mul on juba siin mitu korda öelnud ja ma ütlen seda veel, mulle ei meeldi vesine pitsapõhi. See peab olema krõmps, see peab olema krõbe, on ju. Seega ma lasen sellel 2 minutit olla, sellepärast et süüa ei saa ju igatahes seda, kuna see on täiesti tulikuum hetkel ja ta on veel tulikuum mitu minutit, on ju. Ja tegelikult, kui ta oleks mingisuguse lõike laua peal või mingi papi peal, nagu pannakse, on ju, siis tegelikult see kuumus, mis sinna vahele jääb, on ju, ehk siis tekib see aur ja siis hakkab seda pitsapõhja veel vedelamaks tegema, on ju. Nii et see mulle ei meeldi ja siin on näha ka, et seda võib-olla kaameraga nii hästi aru ei saa, aga siin on täpselt selline 28 cm suurune ring, on ju, kus see kuumus siis kõik tuleb, on ju, eks see õhk ei saa sealt vahelt läbi käia. Nii. Okay. Pitsa on mõnus, tugev, raske. Siin on natukene ananassist tulnud mahla ka välja, aga sellest ei ole midagi hullu, sest see mahl on ilusti siin peal kõik. Nii et nüüd ma lasen siis sellel natukene veel jahtuda. Senikaua vaatan, kas siin on mingeid küsimusi tulnud. Vaatan, kas on küsimusi tulnud ja siis saame edasi tegutseda. Nii, vaata, mis siin on. Ei, kananagitseid ma küll ei söögen, kindlasti mitte. Küll ma kahjuks kutsuda ei saa, sest ma lähen kohe välja, kui mul on sellega siin asi ühel pool vaja rattakumm ära vahetada ja rattaga sõitma minna, rattakumm läks katki, nii et sorry. Ja see pitsa jääb praegusel hetkel lihtsalt ootama oma saatust, ma ei tea veel täpselt, mis sellega juhtuma hakkab. Nii, üksinda ma seda kindlasti ära ei söö.
abielus, jah. Okei, siin lähme õlluks kommentaaridega. Nii. Risto küsib, et kui pitsa üksi ära süüa, siis palju trenni hiljem tegema peab, et tasakaalu saada. No, nagu ma ütlesin, et see pitsa tuleb selline päris rammus. Siin me räägime ikkagi mingisugusest päris tugevast ühest või siis 2 trennist lausa. Aga kui te veel lisaks kõigele muule, mida te päeva jooksul sööte selle pitsa ära, siis tuleb jah, päris kõvasti trenni teha. Aga kui seda nüüd 1 korra nädalas näiteks süüa, siis ei juhtu sellest tegelikult mitte midagi, on ju. Okei. Kristiina küsib, et kas ma olen proovinud pitsa põhja teha lillkapsast. Kui jah, siis kas sellega on võimalik saavutada krõbedat konsistentsi? Tead, ma olen 1 korra proovinud ja ei tulnud üldse. No ikkagi selline lillkapsas oli, mis ma oskan öelda. Mulle lillkapsase pitsa minu jaoks ei lähe kokku. Et see on nagu okei ja võib süüa, aga mina rohkem seda ei tee. Ja krõbedat konsistentsi ma ka ei saavutanud. Ta püsis koos, ma sain seda süüa noe ja kahvliga, aga see ei ole minu teema. Lillkapsas ja pitsa on, ma ei tea, nagu tuli ja vesi umbes. Okei. Nii, teil on mingi oma teema siin juba tekkinud. Ja, kes tahab, paneb lillkapsast brokolit, mida iganes pitsa peal. Ma kui sul brokolit pitsa peal söönud ja väga maitsev oli. Aga nüüd, aitab jutust, hakkan pitsat lõikama, sellepärast, et see on valmis. Selleks siis lõikelaud. Nii. See on juba ära just jahtunud. Ja nüüd siis liigutame pitsa ja kuulete, krõbe, aga raske, aga krõbe. Okei. Nii, palun. Ma tahan, et te näeksite seda. Ma ei tea, seda on kuulda ka, aga see igal juhul krõmpsus päris korralikult. Alpika. Ja pitsa on raske ja mahlavoolu, mis on ananassist tulnud. Ja nüüd siis traditsiooniline maitsedest. Ma söön 1 tüki ainult, sest ma tõesti rohkem ei taha praegu süüa. Okei. Nii. Ja mida ma ütlesin enne, et minu jaoks on tähtis, et pitsa seisaks niimoodi, on ju. Nagu te näete, 1 käega ei vajus midagi ära, ta vajub ära ainult sellepärast, et siin on tõesti väga palju kraami peal, on ju. Sellepärast see vajub ära, aga muidu ei vaju see pitsa tegelikult mitte kuhugile, see põhi on ilus krõbe. Ja nüüd siis, mis on ikka, väike maitsedest, kuigi ma juba eile sõin seda, eile ma tegin Aklia pitsat, aga täna siis on kana, ananassi, paprikaseene, peekoni pitsa. Nii et vaatame. Suurepärane. Väga maitsev. Kindlasti soovitan proovida seda. Ja ma arvan, mulle väga raskeks, et seda rohkem mitte süüa, aga ma proovin hakkama saada. Aga, ühesõnaga, näete, pitsatainas, selline mõnus krõbe. Ei vajuta kuhugil ära, 1 käega saan hoida, on ju. Mingit probleemi ei ole. Nii et see on minu jaoks väga tähtis ja kõik need protseduuriga vajalik ja pitsa on praegu mõnusalt meeldivalt soe ka, et siis saab maitseid nautida. Tuli kuumu pitsat hakkad sööma, siis on selline, mis ma nüüd öelda tahtsingi, et siis lihtsalt kõrvetab suu ära ja siis lõpuks ei tunnegi mingi maitseid. Seega pitsa on mõnus selline, ahjust välja võtta, 3-4 minutit lasta jahtuda, resti peal, et see põhi ei läheks pesiseks, on ju. Ma luban, ma rohkem ei ütle seda.
Nüüdseks on vist päris aru saada, et mulle meeldivad vähevesised ja krõmpsud asjad, sellepärast ma ei ole väga supifänn ka tegelikult. Kus kohas? Suurnurgas, juusturgas? Nii. Ja Ave siis kirjutab, et selline ongi õige pitsa. Ma olen täiesti ühel arvamusel sinuga, ma sul like'i ka selle jutu peale. Täpselt. Selline ongi õige pitsa, mida sa saad ühe käega hoida, millel on mõnus krõmps põhi, mitte ainult krõmps äär. Nii et jah. Aga praeguseks siis ütlen omalt poolt, et tänan, et olite, vaatasite, loodan, et teete järgi, kui teete, pange pilte, videosid, kommentaare, jagage ja kindlasti olen huvitatud, kui keegi proovib mingit uut varianti, ehk siis kleepuva riisijahu ja tapioki jahust teete midagi muud, aga saate sama tulemuse, kindlasti prooviksin ise ka järgi, kuid ma arvan, et väga pole mõtet siin leiutama hakata, sellepärast, et hea asi on juba tegelikult olemas. Ja mõnusat laupäeva jätku kõigile, mina söön selle tüki ära, toimetan edasi ja järgmine live on juba järgmine nädal, õigemini 2 tükki, nagu traditsioonilist ühe teeme kolmapäeval, ühe teeme laupäeval ja laupäeval jälle mingisugune põnev retsept, kellel on soove, näiteks eelmine kord Camilla soovis, et ma teeksin pitsat, palun väga, pitsa sai tehtud, kui teil on mingisugused teisi toite, mida te tahaksite näha, et ma teeksin oma versiooni sellest, tervislikuma versiooni, kui see toit ei ole juhuslikult tervislik, siis andke teada. Pange mulle kiri, pange kommentaaridesse, ma loen alati teie kommentaari suure hea meelega ja ma teen ära, on ju. Ühesõnaga siis, söön selle pitsatükki ära ja minu poolt, tšau.